Paldiski gümnaasiumi põhikooli näitetrupp 2x8 pluss 2x10. Heidikud. Sees! Meie kuulutus on sees! Tule vaata! Näe, siin! Näe! Siin! Üürlanda 2 tuba meeste ja rahvastele. Kas on niimoodi lassid
ju mehi, issand juba. Mitte mehi, vaid printse. See vastik nõiamaal laseb meid ju muinasjutte tagasi ainult siis, kui me endale tõelised printsid leida. No, aga sina siin kuulutad kogu maailmale, et tahad meest. Vaat kui nüüd tuleb mõni maniak. No aga ma võin ju homme lehte helistada ja paluda neil lisada, et maniakidel mitte tülitada Soome printse. Sa võid ju laste lisada, et ootame korralike meesterahvaid. Teate, ma enam ei suuda. Mis jälle? Ma saadan selle lille kuninga kuu peale. Ja ometi kinksin talle mu südame, andsin käe. Oli kõige suhted kurt ja pime. Ja teema abielus selle invaliidiga. Jäta oma tobedad maniakandust. Räägi, mis ta jälle tegi? Mis ta tegi? Jõi jälle. Tuli hommikul koju, vintis peale. Mõtlesin, et panen panniga. Aga tema kohe, otsa kallis, oled ikka üks veerik naine, muudkui küpsetad ja küpsetad. Edasi. No, panin panniga. Kukkus sinna põrandale maha, ei magama. Hommikul tõusis ülesse, võttis oma alkaseltsel sisse ja pani aema. Kui nüüd tuli tagasi, Kai sõpri oli kaasas. Võt nüüd viskas hinge nii täis, et tantsin valida, kas lähen mina või lähen tema. Ja tema valis muidugi, et sina peab minema. No jah. Aga ärgu arvake, et ma tajutad tagasi Rooma, sest ma nii enam temaga ühte muinasjuttu tagasi ei taha. Otsin oma uue printsi ja võt, küll ta siis nutab. Aga kuhu sa elama lähed? Teate, ma mõtlesin teil elama tulla. Et teil nagu 2 vaba tuba. Jah, aga me mõtlesime, et meie nagu tahaks selle... Ärge mõelge mitte midagi. Nüüd on teil korter naabel olemas ja pole vaja enam võõraste pärast muretseda. Olen tulnud kohe oma asjad. Oi. Ma unustasin teile öelda, et ma organiseerisin teile veel ühe toonabli. Kelle? Punamütsikese! Punamütsikese! Ei, no jah. Ma nagu kohtasin neid Häride tänaval. Ta nagu mainis, et tal pole kohta, kus elada. Ma nagu mainisin, et teile maksava tuba. Ja ta nagu mainis, et ta tuleb täna siit läbi. On siin keegi? Näe, sundis räägid. Tere, punamütsike. Tore siin näha. Me kuulsime, et sul on enamuse probleeme. No jaa, tegelikult oli kuni tänaseni. Nüüd on mul ju elamine olemas. Aga muide, kus minu tuba? Ma näitan. Ma siin. Mis need on? Issand jumal, sa oleksid võinud enda mööblid niisama kaasa võtta, mis sa tast kohvrisse pakid, jumal küll. Ei. Need on mul alles väiksemad asjad, noh. Make-up ja kergemad liided ja mul oli 2 tükki veel. Issand, mis need on? Need on peale mõtid. Augusti ise? Ta läks uute graafikud paar tükki veel olema. See on tema. Läks on see naiste kätt täna. Ilma ise või? Ei saa majast välja minna, kui asju vaadata. Teate, need on nii rasked, et kanguta võin oma paigast ära. Ja paras sulle. No pidid sa selle punamütsikese siia kutsuma. Nüüd hakka veel lapsehoidjad ka mängima. Miks lapsehoidjad? No ta on ju selline naiivitav. Mina küll ei kujuta ette, kuidas selline endale printsi leiab. Aga miks ta vanamööres ei ole? Kas ma öelnudki teile? Teate, ta vanema suri ära. Ja ta tõsteti korterist välja, kuna leping kehtis ainult tema vanaemaga. Aga ma arvan, et siin on jälle selle kurja nõiamooli käsimängus. Kuulge, ma lähen natukeseks välja. Ikka mõni mees nii laisk olla.
teate seda? Sellest tüdrukust tuleb küll kuidagimoodi lahti saada. Ta peaks koduaresti panema. See teda vaevalt kinni hoiab. Ja mõtle, siis peab keegi teda kogu aeg valvama. Millal meie neid printseis otsime? Teeme graafiku. Ei, sellest ei tuleks midagi välja. Teate, ma räägin temaga homme ja kui vaja, võtan igal pool endaga kaasa. Igal juhul edu sulle siis, usu. Jõudu läheb sul siis kõvasti tarvis. Mina lähen küll nüüd magama. Ja tööd. Ja tööd. Muideks, ärge muretsege. Te olete varsti punamusikatest pliin. Mismoodi? Tead, ma käisin neile poes ja kohtasin tema hommist ja... Pöial-Liisi. Ja varem võtsis ta siis rääkida. Räägi, mis ta välja näeb? Kas ta on prints? Kas te kohtute veel? Tead, on selline jumalik, selline kena ja pikk, selline tõmmulihastus mees. Silmad on sellised rohelised täpikestega. Ta on tõeline prints. Aga kus sa tead, et ta tõeline prints? Küll ma ei tea, mis sisetunne ütleb mulle, et ta on tõeline prints. Kas te kohtute veel? Mitte jaa. Ta lubas homme helistada. Seda ma arvasin, et lillekuninga järjekordne jooming on ainult ettekääne. Oota. Aga sa ütlesid, et sa pead punamütsiks lahti. Mismoodi? Ega sa seda ometi enda asemel kohtama saada? Ei saada ma midagi. Kuid ta lihtsalt mainis, et ta on üks sõber. Et kas mul oleks kedagi kaasa võtta? No, ma alguses mõtlesin küll nii sinu kui ka lumivalguse peale. Või nüüd ma ei kujuta ette, et üks teid peab temaga siia jääma. Mul on süda tõesti rahulikum, et tema oma südame pealt ära saame. Temast ei või iial kindel olla, mis ta järgmiseks teha võib. Kas punamütsik on siin? Ei. Kuule, ta läks magama. Ja ka voodist teda polnud. Mul ei tulnud und ja siis ma läksin tema kõppa vaatama, et äkki ajame juttu natuke, aga vood oli tühi. Aga uksest ta küll välja ei näinud. Me olime kogu aeg siin. Äkki eks aknast? Kolmanda korruselt. No ma ei valeta asi, on ju. Tere! Jälle kõik enne mind koju jõudnud. Ma võiksin teie vahet läbi minna. Aga ükshaaval. Ära nii ukse. Kus sa olid? Kui me oitsisime sind juba. No, aga sõbrad ütlesid, et ära tule kunagi siis koju, kui nad vihased on. Vaid siis, kui nad juba muretsevad. Meie veel ei muretse. Tead, mis ma tohin mõlemast tagasi. Istu! Kuidas sa välja said? Kuule, me oleme kolmandal korrusel. Kuule, kas sa siis redelist ei teagi?
Imestan, kuidas küll pöialiisil magada sai. Ei tea, jah. Selline laul oleks isegi surnud üles äratanud. Kus ta üks on? Kes? Pöialiisil. Läks hommik jooksu tegema. Tema ka jaksa. Jumal, kas sa võiksid lõpetada? Mul hakkab paljalt vaatamisest juba higi jooksma. Tead, see teeb hea aiestada. Kogu päevaks. Kas punamis, kui magab veel? Oi, näe, eks otsusta ise. Küll see peavalu on ikka kole asi küll. Usu mind, sinu öine laulmine oli ikka palju hullem. Oi, kas ma tegin tõesti nii hullu lärmi või? Ja kuidas veel? Iga 15 minuti tagant hakkasid laulma uut laulu. Oi, kas ma tegin tõesti nii hullu lärmi või? Kas sa üldse oled kuulnud kunagi kaine peaga, kuidas sa täispeaga laulad? Mina küll midagi ei kuulnud. Sellepärast, et sul olid kindlasti tropid kõrvas. No andke andeks, no ma enam ei tee. Ära seda kõva häälega küll luba. No teate, aga juhtus tegelikult üks põnevas ka eile. Üks mees suudles mind. Sind suudles. Kus? Mida? Teate, eile kui ma aknast välja olin roninud, ega ma ei läinud tegelikult otse baari. Ma istusin natuke aega pargi pingil ja siis ta suudleski. Aga kuidas tema sina pingile sai? Ausalt öeldes istus ta enne mind juba seal. Ma lihtsalt istusin ta kõrval. Mis ta nimi on? Millega ta tegeleb? On ta rikas? Kust ma tean? Kuidas sa ei tea? Kas sa ei rääkinud temaga? No ema ju ei lubanud mul võõraste meestega rääkida. Mul hakkas nii paha. Sellest tüdrukust tuleb küll kiiremas korras lahti saada. Teate mis? Ma lähen otsin talle ise printsi. On hea mõte? On. Noh, tšau. Tšau. Muide, millal see sinu prints helistab? Ma ei tea, ta lubas enne lõunat. Aga... Miks sinu alati peab prints? Mul võiks ka ju olla. Aga tead mis? Mine välja. Mine kohe praegu välja. Kuidas meil niimoodi läheb? Ma ei tea ju, kust printsu otsida. Proovi tutvumistelefoni. Mis see veel on? Näo. Helista 0900 8855. Küsida võib kõike. No, helistad, küsid printsi. Lihtne. Ja see on kõik? No jah. Ma siis lähen helista kohe väljast. Davai, ma ajan sulle püüad. Ma leidsin talle tõelise printsi. Täitsa tõelise printsi. Kui tore. Oh, nüüd me saame ju punamüsikitest lahti. Milline kergendus. Oota. Mis punamüsikitest? Mis sa arvad, et... Sa tahad öelda, et ma hakkan tema peale enda printsi ära raiskama või? Kuule, mul on endal printsi vaja, et muinasjutte tagasi saada. Kuule, come on, tüdruke. Sa lubasid ju tal printsi otsida. Mis temast saab? No aga... Erinev kuju. Kuule, see on igal juhul nüüd siis sinu mure ja Jokasruusika on ju ka siin veel. Ju te kahekesi hakkama saate. Kus ta üldse on? Läks ka printsi otsima. Oi. Loodan, et ta leiab kellegi. Igatahes,
vaata, mis kell on juba. Minul ei ole kaua aega oodata. Mina pean tagasi minema. Tšau. Ma siis lähen enda muinasest tagasi. Tšau. Tšau. Tšau, tšau, tšau. Tšau. Okei. Tervita siis okasroonikest. Aga määrad, davai, tšau. Tšau. Kuidas me nüüd okasroosikesega, punamüsikese kantseldamisega toime tuleme? Loodan, et ta endale niipea veel printsi ei leia. Oi, mille eest? See on sulle. Hea nõuande eest. Kas leidsin ta jälle? Ja enamgi veel, ma leidsin enda tõelise printsi. Ja juba täna saan oma muinasjuttu tagasi. Täna? Jah? Kuidas ma küll varem siin telefoni tutvuse peale ei mõelnud? Ma siis hakkan vaikselt minema. Tšau! Kuule, oota! Okasroosik, aga mis punamüstikesest saab? Kui te kuidagi hakkama saate, minul on prints olemas. Aga kui minu prints helistab, ta lubas ju sõbra kaasa võtta. Palun helis ometi, palun helis. Jaa. Hallo, jaa, see olen mina. Tead, ma juba nii ammu ootasin sulle kõnet. Kus sa olid, ka? Aga kuule, kas sul see sõber on ka veel või? Ei ole või? Ei ole midagi. Tead, ma mõtlesin, nagu sa ütlesid, et sõber välja või? Jaa, saan küll tulla välja. Poole tunni pärast või? Okei, tšau, Kalli. Muidu ka sulle, jah, tšau. Ta ei võtagi oma sõpra kaasa. Punamütsik, kaviks maha. Oi, mul läks peavalu üle. Oi, polegi kedagi. Huvitav, kus kõik on? Ma tegin nii imelikku und. Ma nägin, et kõik leidsid endale printsid ja said oma muinasjutesse tagasi. Peab ikka see napsutamise maa jätma, kui kohvas peaga selliseid unenägusid näeb. Huvitav, kus nad üldse on? Äkki läksid baari? Peaks kah baari minema, kes neil muidu ikka silma peal